Tere, minu poolt ma räägin täna teil osmundist ja kuidas see on seotud kohaliku rauasulatusega Eestis. Ja see on muutunud aktuaalseks seoses sellega, et minu projekt Eesti rauametallurgia kõrgaeg ja hääbumine 12. kuni 14. sajandil sai rahastuse siis Postimehe fondi Noor Eesti või Postimehe fondi poolt ja sain Noor Eesti teadusgrandi. See projekt võimaldab mul siis järgmised 3 aastat süvitsi rauasulatusega tegeleda. Mina olen vastutav täitja ja põhitäitja, kes mulle abiks on siis ajaloolane Mihkel Mäesalu, kes asub uurima just kirjalikke allikaid sellest perioodist, mis puudutavad eriti siis raua kaubandust, aga ka siis kõiki õiguslikke aspekte, kui meil õnnestub neid leida. Alustame siis algusest, mis asi on osmund. Tegemist on siis Rootsis toodetud rauaga. Tegemist on kõrgahjus toodetud rauaga sellest hetke pärast. Ja kuidas teda välimuselt ära tunda, ta on enamasti selline ebakorrapärase kujuga. Tal on kas üks või mitu külge, mis on raiutud kas kirve või meisliga. Ja ta näeb võib-olla natuke selline näotu välja, aga oli väga levinud raualiik. Kuidas teda tehti? Siin on siis lapphüütani kõrgahju rekonstruktsioon. Osmundit hakati tootma 12. sajandil Rootsis ja teda toodeti kasutades veejõudu. Siin parempoolsemal pildil näete, tuleb renn ja siis see voolab siia ratta peale. See paneb tööle suured lõõtsad, mis siis omakorda puhuvad õhku. Siin kõrval see torn ongi siis suur sulatusahi ja siin selles sulatusahjus on temperatuurid väga suured ja seal tuleb välja malm. Nende ahjudega on teatavaid muresid seoses sellega, et need ahjud, mis on ehitatud 12-13 sajand, on enamasti hiljem hävinud veel kapitaalsemate siis ahjudega 14, 15, 16 sajand, mis tähendab seda, et seda kõige varasemat perioodi on neil natuke keeruline uurida, aga igal juhul see tähendas seda, et rauasulatuskohad kogunesid jõgede äärde, kus oli voolav vesi ja sai kasutada siis veejõudu. Ja see protsess ise nägi välja selline, et kõigepealt toodeti siis selles ahjus toormalm, mis siis vastandub sellele eelnevale, kõige levinumale traditsioonile, mis oli siis otsetaandamine, kus saadi ahjust otse raud kätte. See toormalm sulatati ühe korra veel üles oksüdeerivas keskkonnas ja selle käigus, kui tema süsinikusisaldus vähenes, ta taas hangus, sellepärast on ka sellise ebakorrapärase pinna või välimusega. Ja siis see saadud raud omakorda tükeldati ja pakiti ekspordiks tünnidesse või vaatidesse. Neid vaate on leitud mitmelt laevavrakilt. Hiljuti leiti üks selline laevavrakk Stockholmi lähedalt, aga neid on leitud ka Poola vetest ja on suurepärane uurimismaterjal selle poolest, et me näeme, et palju neid osmundeid ühes sellises tünnis koos oli. Üks taoline tünn kaalus umbes 150 kilogrammi, tünn ise oli seal umbes 15 kilogrammi ja meil oli seal 135 kilogrammi rauda. Ja need tükid ise, mis seal sees olid, need osmundi tükid, olid umbes seal 200-300 grammi vahel.
Ja siin on ka näha siis see Poolast leitud üks tünn, kus on näha, et need osmundid on kaunis ebakorrapärased. Kõige paremini on uuritud Rootsis siis Lapphüütani rauasulatuskohta. Seal võib märgata kahte sellist aktiivsemat tegevusperioodi, millest üks jäi siis sinna 12. sajandi lõppu, 13. sajandi algusesse ja siis teine on 14. sajandil. Meid puudutab siis rohkem see 14. sajandi uus, kuidas öelda, aktiivsemaks muutunud järk. Nüüd Eestis kirjalikke allikaid ei ole selle pilguga otseselt eraldi uuritud, et nüüd otsida üles kõik osmundi või tõendid siis osmundi kohta, küll aga nii palju, kui ma ise olen näinud siit-sealt mainituna, siis Valli Konsap kirjutab sellest, et 1364 on esmakordselt Tallinnas siis mainitud, et osmundit on sisse toodud. On teada ka veidi varasem allikas siis aastast 1336, kus üks Narva kodanik käis Stockholmis enda rukist raua ja vase vastu vahetamas. Me ei tea, mis liiki raud see on. Siia taustaks, et näiteks Inglismaal mainitakse esimest korda osmundit siis 1311, 1312. Seega ka see Narva kodanik, kes Stockholmis käis, võis vabalt tegeleda siis osmundi ostmisega. Ja siis füüsilised tõendid selle kohta, ehk siis osmundi kangid ise on pikka aega olnud võib-olla, neid ei ole osatud üles leida. Veel 70. aastatel rootslased ise kirjeldasid seda asja niimoodi, et meil ei ole ühtegi osmundi kangi. Nii et see, et me nüüd teame, milline see osmund on suuresti tänu nendele laevavrakkidele, mis on leitud. Aga siis Põrga külast Viljandimaalt on välja tulnud 3 sellist kangi. Need esialgu me kahtlustasime, et tegemist on mürsukildudega ja need said rohkem praktikumis harjutamise pärast proovistatud, aga kohe, kui sai neist tehtud ristlõige, siis tuli välja, et tegemist on kohe kindlasti mitte mürsukildudega ja lähemal uurimisel selgus, et nad vastavad väga hästi osmundile. Mida me näeme, siin on samamoodi meisliga raiumise jäljed nendel külgedel ja samas on ka selliseid tahke, mis on täiesti ebakorrapärased. Nende kaal sobib ka päris hästi osmundiga kokku, jääb sinna vahemikku. Ja kui me vaatame nende ristlõiget, siis see kahtlus, et tegemist on osmunditega, süveneb. Kõige vasakpoolsem siis oli enamjaolt süsinikuvaba raud, siis üksikute pesadega, kus on terast, mis on siis ära karastatud võib-olla tahtmatult. Ja see on selline koostis, mida on peetud osmundile kõige tavalisemaks. Teine tükk on ainult süsinikuvaba raud, sisaldades veel palju šlakki. Kolmas tükk oli vast kõige erilisem neist, et see oli päris suures ulatuses teras ja umbes sama suures ulatuses fosforit sisaldav raud. Ja need õppetunnid, mis meil sellest analüüsist kaasa on võtta, on see, et see osmund ei ole tingimata siis puhas raud, ega ta ei ole ka täiesti ühtlase koostisega, vastab
ütleme, ta on tõesti madala süsinikusisaldusega, aga seal on kohti, kus võib leida terast, seal võib leida fosforit ja seal on palju šlakki sees. See tähendab seda, et kui sa selle tüki võtad ja hakkad temast midagi tegema, sa pead enne teda sepistama, voltima kokku selleks, et sellest šlakist seal sees lahti saada, et ta ei valmistaks pärast probleeme. Ja nüüd mõni nädal tagasi, kui Heiki Valk käis Tarvastu linnusel koos Aleksander Kotkini ja Andres Vindiga, siis tuli ka sealt välja üks tükk, mis nüüd lähemal vaatlusel kõige suurema tõenäosusega on samuti osmund. Sellest ei ole metallograafilist analüüsi tehtud, aga ta välimuselt igatahes meenutab seda. Mis on siis selle puhul huvitav, on see, et Tarvastu ei olegi sellest samast Põrga külast väga kaugel ja võib isegi mõelda, kuidas jõudis raud üldse Põrga külla, kas Ordu ise võis olla selle raua vahendaja ja taolised küsimused. Nendega ma kindlasti järgmise 3 aasta jooksul veel tegelen. Nüüd, kuidas on osmund seotud kohaliku rauasulatuse hääbumisega? Meil, kui võtta Jüri Peetsi dateeringuid, need ei ole kõik dateeringud, mida ta tehtud on, aga need on nii palju, kui Oxcal lubas mulle ühte tabelisse korraga panna. Siis me näeme, et see 13. sajandi vallutussõda rauasulatust selles mõttes ei mõjutanud, et midagi siis ära ei lõppenud, võib-olla isegi tekkis väike nagu sihuke buum. Aga kui vaadata seda tagumist otsa, et millal rauasulatus lõppes, siis viimased dateeringud lähevad sinna või ulatuvad 15. sajandi alguseni. Kui me vaatame seda, millal osmund hakkas levima nii Eestis kui ka näiteks Inglismaal või kui me vaatame neid rauasulatuskohti, see on nüüd seesama lapphüütan pandud sama skaala peale ja kui me vaataks ka neid teisi rauasulatuskohti sinna kõrvale, siis me näeme, et 14. sajandi jooksul üldse tekib Rootsis selline nagu rauasulatuse intensiivistumine ja kuigi Eesti allikad on siiamaani, kirjalikud allikad on üsna tagasihoidlikud, siis Inglismaa allikad on selles osas väga detailsed. Seal me näeme, et kui osmundi esmamainimine jäi sinna aastasse 1311, siis vahepeal on paus ning kuskil aasta 1390 paiku tekib selline äkiline tõus. Osmundit on järjest rohkem mainitud nendes tolli dokumentides ja see kõik viitab sellele, et see osmund oli saavutanud sellise nagu rahvusvahelise haarde või ulatuse ja kindlasti ei jäänud Liivimaa naaberriigina sellest nagu kõrvale. Nii et esmane siis pilt sellest, et kuidas võiks omavahel olla seotud kohalik rauasulatus ja osmund, võiks siis olla selline, et ilmselt osmund soodustas seda kohaliku rauasulatuse lõppemist, aga see põhjus ei olnud selles, et osmund oleks olnud parema kvaliteediga, vaid ilmselt ta oli lihtsalt märksa odavam, sest et tema tootmisprotsess oli niivõrd palju efektiivsem ja see viis selle hinna alla. Ja mõned viited, kui kedagi hakkas osmund väga huvitava, siis ma soovitan seda esimest raamatut siin lugeda. See on meie ülikooli raamatukogus olemas. See on Puhvaldi raamat Raud, teras ja malm enne Bessemeri. See on küll hetkel minu käes, aga aitäh tähelepanu eest.